Me oleme jõudnud Pesapuu perekeskusesse ja see on selline armas koht, kus leiavad tegevusi väikesed armsad mudilased, aga ka nende vanemad, kes saavad oma teadmisi siin täiendada ja tegeleda lõõgastuvate asjadega. Kuidas sündis Pesapuu perekeskus? Pesapuu perekeskuse sünnilugu hakkab ikka nagu paljudel naistel, siis kui mina ise esimest korda emaks sain. Kes siis on oodatud perekeskusesse? Emad-isad, kes tunnevad, et kodus olla on äärmiselt tore, aga kes tahavad vahest ka kodust välja saada, kes tunnevad, et see kord nädalas tulla siia, saada kokku, saada sõpru endale ja teiste omasuguste emadega jagada neid rõõme ja muresid, sest me kõik teame, mis on magamata ööd, mis on see kurnatus, et see on hästi oluline ja siin see peamine tugi meil ongi. Loomulikult on ka täiskasvanud oodatud, aga peamiselt ikkagi beebide, väikelaste, mudilaste emmed ja issid. No mida siis need emmed ja issid siin teha saavad? Meil on professionaalne tugi siis tuula- ja sünnitoetajalt, et saab käia iganädalastes tundides, kus saab toetada nii siis sellist füüsilist kui ka vaimselt poolt ja ongi sünnituseks ettevalmistus tegelikult. Ja siis, kui beebi on sündinud, saab tulla vanniujutusse, kohe pärast sündi võib tulla, meil on personaalne teenus selleks. Ja siis riburada pidi edasi, ema-beebi joogatunnid, beebide võimlemised, seejärel siis saab juba laulutundi tulla, et väga populaarsed on meil beebi viiplemine ja folgitunnid. Meil on väikelaste sünnipäevad ja töötoad on väga populaarsed. Meil on selline pop-up mängutuba. Mis see tähendab, siis on see, et kõik meie tegevused toimuvad väikelapsele tema tasandil. Siin on väga teadlikult valitud mänguasjad ja väga teadlikult valitud tegevused, et me ei stimuleeri nagu last üle. Meie klientide kõige lemmikum tegevus on Montessori mänguhommikud. Need on siis inspireeritud Montessori lähenemisest. Nende mõte on siis see, et me juhime lapsevanemate tähelepanu sellele, kuidas laps saab igapäevaelus, saab siis lapse iseseisvust toetada. Igas vanuses lapsele on olemas sobiv tegevus kodus. Kogu action ei toimu mitte ainult siin koha peal, vaid on toimumas ka veebiloengud. Ja see veebiloengud on olnud tegelikult juba mitu aastat minu suur missioon. Olgem ausad, suur osa tegevustest toimub Tallinnas, Harjumaal ja võib-olla siis suuremates linnades, aga see ema seal Võrus või kus iganes tegelikult vajab ka neid samu teadmisi. Me ikkagi toome kõik tänapäeva selle ala eksperdid kohale, siis keskendumegi lapsevanemale ja tema siis teadlikkuse tõstmisele on näiteks ka esmaabi on meil veebis. Tulemas on sellised baariteraapia ja laste piiride seadmise loengud, väikelapse seksuaalkasvatusest räägime, et sellele pööratakse aina rohkem täna nagu tähelepanu, nii et on tulemas põnevaid loenguid.